Meil on väga hea meel, et me saame esimesele tiile lõpuks üles Fairway kotid. Ehk siis Divoti kotid, mis on täidetud mulla, muruseemne ja väetisega ja millega te saate siis enda järel löögijälgi Fairwayde peal parandada. Tagab see siis selle, et väljak on kogu aeg paremas seisukorras, Fairway'd taastuvad kiiremini ja saate ka ise midagi väljaku jaoks ära teha. Tundub, et neid on päris mugav enda varustuse külge riputada, olenemata siis milline käru või auto või millega te sõidate. Just, et neil on korralikud sangad küljes ja sangad saate siis riputada käru külge, kas siis üle selle käepideme või üle vihmavarjuhoidja või üle mõne mutrikese, aga põhimõtteliselt igal suuremal kärutootjal on olemas koht, kuhu seda väga kenasti riputada. On nüüd sellest siis nii palju abi, et nii kui sa selle Divoti ära täidad, nii see muru seal kasvama hakkab? Ega ta nüüd kohe ei hakka, aga loomulikult ta on nagu sisuliselt seemne panek, et mõne aja pärast sealt muru sealt uuesti tärkab ja nii ei ole vaja seda vana Divotit, mis me sinna vanasti koha peale asetasime, enam sinna panna. Vaid et kui see Divot jääb teil üle, siis visake see pigem Fairway kõrvale raffi sisse ja raffi niidukid lihtsalt niidavad selle üle ja puruks, et kokkuvõttes on meie väljak kogu aeg paremas seisukorras, pluss sul ei ole auke raja peal. Ehk et kui sa täidad ise oma augud ära, siis tagant tuleva mängija jaoks pall ei vaju kuskile sügavasti sisse. Ja see on ka üks asi, mida tähele panna, et kui te täidate seda Divoti kohta siis oma kotist, siis pange seda mulda sinna pigem natukene rohkem ja siis jalaga lihtsalt pealt vajutage see muld kinni, et ta alguses võib olla sellise väikese kerge kühmuga seal peal, et pigem, et ta ei jääks auku. Ehk siis pigem kasutage seda mulda julgelt ja rohkesti. Rohkesti ja julgelt 4. rajaks on mul see kott tühi. Ja täna hetkel veel ei ole 10. rajal täitmisboksi, aga kohe see sinna ka tuleb. Ehk et siis, kui te juba 4. rajaks olete tühjaks saanud, siis jääte 10. raja alguses saate uuesti koti ära täita. Täpselt samasuguse kastiga, nagu on siin esimesel rajal, kus siis samamoodi saab seda mulda endale sinna sisse panna. Selge, aga ma ei tule ju läbi esimese raja D-boksi, kui ma lahkun golfiväljakult. Mis on selle kotiga pihta hakanud? Just, 18. raja lõpus on olemas koht, kuhu saate kõik oma need kotid tagasi panna. Sealt meie greenkeeping korjab need kotid kokku ja toob uuesti jälle ilusti siia esimesele tiile, täidab need ära, iga hommikul nad on täidetud, nii et igal juhul kasutage, nii me saame oma väljaku paremasse korda ja võib-olla on hea koht siin mainida ka seda, et kui sa hoiad väljakut hästi, hoiab väljak sind alati ka vastu hästi. Puupõrked tulevad sulle positiivsemad ja kõik see. Sama kehtib tegelikult punkrite kohta, et riisuge palun punkrid alati enda järgi ära ja parandage ka pallijäljed greeni peal, sellepärast et me tahame ju mängida suurepärasel väljakul.